minul on täna selline särav plaan, et hakkan tegema balance testi ja, ja ma mõtlesin seda, et kuna ma ei ole teinud tükk aega ka teisi teste, siis on täpselt õige aeg, et järele vaadata, kuidas on minu toitumine parandanud minu diabeedimarkereid ja D-vitamiini testi tegelikult on ka mõistlik teha ikkagi vähemalt korra aastas. Seega minu lootus praegu on ära teha korraga 3 testi, aga see, kas ma sellega ka hakkama saan, see peab siis selguma. Nii, nüüd ma olen kileümbrise kõikidelt testidelt ümbert ära saanud ja need on sellised lihtsalt kodus tehtavad testid. Ma panen nad endale laua peale valmis ja vaatan siis järjest, hakkan vaatama, kuidas sellega õnnestub. Et teistele teha, uskuge mind, on palju-palju lihtsam kui endale, vähemalt minul on nii. Aga samas ma ju kogu aeg räägin kõigile, et testi tegemine on imelihtne. Seega ei tohiks olla mitte ühtegi põhjust, miks mina ise sellega täna kodus hakkama ei saa. Ja kolmandaks siis veresuhkrutest välja. Nii. Siin on siis see testiplaadike. Nagu sa näed, ma võtan kõikidel nagu sellise ühe poole küljest ära. See on see kood, testikood, mis jääb minule endale. Selle peale ma pärast kirjutan tänase kuupäeva ja oma nime ka, et me millegi või kellegagi sassi ei ajaks. Ja siin on siis minu laua peal kõik need toredad testi alused valmis pandud. Võtan testikotikese, avan selle, siin sees on selline väike lapike, millega ma saan oma sõrme ära puhastada. Kuna ma olen paremakäeline, siis arusaadavalt teen ma endale augukese vasaku käe sõrme. Nii on lihtsam, ma igaks juhuks puhastan kohe mitu sõrme ära ka, et juhul kui ühest sõrmest ei tule või ühest augukesest ei tule piisavalt verd. Arvake 3 korda, kas mul on hirmus. Natuke on, ütlen ausalt. Aga no mis teha, vaatame, kuidas õnnestub. Mis on see, oota, ma võib-olla keeran natuke siia poole. Nii, mis on see, et ma olen kindlasti täna joonud vett. Ja ma loodan, et see tähendab, et mul hakkab ilusasti sõrmest verd tilkuma. Näed, ootan natuke. Kui piisk on piisavalt suur, siis panen selle siia. Nii, teine tilkakene siia. Käsi hakkab värisema. Tähtis on see, et me ei puuduta sõrmega seda testiplaati. Ja nii ongi. Vau, ja D-vitamiin ka. Minu suureks üllatuseks on veri niivõrd hästi, et täiesti piisab ühest tilgakesest, et need rattad ära täita. Nagu nägite, see oli imelihtne, ma ei minestanud ja kõik õnnestus täiesti suurepäraselt. Mida ma ütlen selle prooviplaadikeste täitmise kohta praegu, on see, et ilmselgelt on balansseeritud õli kasutamisest kasu olnud. Ma nimelt olen möödunud aasta novembrist kuni tänaseni, täna on 18 märts, üsna järjepidevalt kasutanud balansseeritud õli. Ja seda sellepärast, et kui ma tegin selle balance testi novembris, siis see oli mul täiesti paigast ära. Minu rasvhapete suhe, oomega-3-6 suhe oli 9,6:1. See peab olema 3:1 või väiksem suhe, eks ole, aga mul oli ta 3 korda paigast ära, 3-kordselt paigast ära. Ja siis pärast seda ma tõesti olen püüdnud nagu järjepidevalt kasutada balansseeritud õli. Infokilluke sulle lihtsalt selle kohta, et balansseeritud õli me soovitame ja eelistame igasugustele lihtsalt kalaõlidele, sellepärast et on oluliselt efektiivsem. Et lisaks oomega rasvhapetele, mida seal on piisavalt sees, sest me võtame neid vastavalt kehakaalule, on seal sees ka polüfenoolid, mis võimendavad oomega rasvhapete mõju meie kehas.
ja seal sees on ka natuke D-vitamiini, nii et ma väga loodan, et minu D-vitamiini näit on ka oluliselt parem, kui ta oli varem. Et seda kõike ma siis saan teile jagada umbes 2 nädala pärast või nii nagu need testitulemused tulevad. ma panen oma sõrmele peale plaastri ja, ja siis ma kohe räägin, mis ma edasi teen nende testidega. lihtsalt, et sul on ka teada, et iga testikese jaoks on olemas selline kotike ja siis on ka ümbrik, kuhu sisse ma nad panen ja siis ma vormistan need testid internetis ära. nagu sa näed, see kõik on hästi-hästi lihtne, aga enne kui ma neid proove saan ära panna, enne ma pean laskma neil 10 minutit kuivada, siis on kindel, et nad on hästi ära kuivanud. nii, 10 minutit on nüüd läbi. Ei olegi muud, kui panen oma ilusad testikesed ümbrikute sisse. Esimene, teine ja kolmas. ma olen hullult uhke ja rahul tegelikult sellega, et ma selle nii ilusasti tehtud sain. mitte kunagi varem, ma ütlen, ei ole mul nagu nii lihtsalt selle testi tegemine läinud. ja see on väga lahe, et ma arvan, et juba see on selline hea, hea, hea märk muutusest. aga nende testide postitamisega ma siis tegelen järgmiseks ja tulemused tulevad umbes 2 nädala pärast. nii et püsige lainel, kindlasti, kellel on huvi, siis jagan ka oma tulemusi. ja selles mõttes mulle nagu väga-väga meeldib, et seda testi on võimalik kodus niivõrd lihtsalt ise teha. ja see aitab ka põhimõtteliselt ikkagi väga teadlikult hinnata seda, et kas need muutused, mis ma oma elustiilis olen teinud viimase 4-5 kuu jooksul, et kas need on õiges suunas. ma tõsiselt loodan, et on, aga seda ei ole mõtet nagu lihtsalt oletada ja ära arvata, vaid testimine ja vereanalüüs tegelikult selgelt näitab ära, et missugused on need olulised markerid siis, mis siis on muutunud või ei ole muutunud. Kui tahad rohkem teada kogu selle teadus- ja testipõhise lähenemise kohta ja ka toitumissoovituste kohta, mis tegelikult iga selle testiga seotud on, siis saada mulle sõnum, anna märku, et sul on huvi ja räägime, on ju. aga seni ma soovin sulle kena ja täna on natuke jahedamaks läinud, aga igal juhul päikeselist ja mõnusat kevade lähenemist ja sellist head minekut igasse päeva. Suhtlemisteni ja kõike toredat.